tervitus! Mul on juba tükk aega mõttes olnud näidata, et kuidas hästi lihtsalt seda voolimismassi ehk siis seda Play-Doh'd. Meie oleme seal ja. Et kuidas seda koduste vahenditega teha. Et mina küll tellisin lisavahendeid sinna, aga saab ka lihtsamalt. Meie hakkame nii tegema. Meie teeme tavaliselt teeme tulema sini, kuhu tulema siia värv. Jaa. Tahtsin näidata seda vahet, et me tegime juba... Tahtsin ise näidata vahet. Kas emme võib natuke ka rääkida? Ta on ise ka teha seda. Jaa, teeme nii korda mööda räägime. Oled nõus? Jah. Et see punane on siis see, mida me ise tegime. Ja see lilla on siis see, mis on sellest kõige suuremast Play-Doh topsist on ju. Et see tegelikult see hind on täpselt sama, mis lõpuks tuleb. Oleneb tegelikult palju seda toiduvärvi ja palju toiduvärv maksab, et millise sa valid on ju, et neid on ka erinevas hinnaklassis, et saab palju odavamalt tegelikult. Nii, aga Rasmus, tule hakkame tegema siis. Meil on selleks vaja jahu, soola, natukene õli, siis meil on vesi, toiduvärv ja lisaks, mida ei pea lisama, aga lisaks on selline viinakivi, et seda ma tellisin umamist. See hoiab seda konsistentsi, et ta ei läheks nagu... Lünkida ei pea minu kontole. Ei kristalliseeru ära. Nüüd on pean kinda minu kontole. See on looduslik. Nii, nüüd teeme, Rasmus. Meil on vaja, ma võtsin kohe kastruli, sest ma panen selle pliidi peale, et me peame selle... Sa ei jaganud minuga seda räägini. Ei jaganud rääkimist, anna andeks. No räägi sina, mis me nüüd järgmiseks siia potti paneme? Plastiliini või? Ära kuule. Meil on vaja, kuule, Rasmus, aita mul nüüd panna jahu. Jahu läheb nüüd potti. On ju? Me võtame selle topsiga, meil läheb 2 detsiliitrit läheb jahu. Nii, paneme. Kas see ongi? See on jahu. Nii. Ei ole hullu. Pane teine veel. Pane teine topsi täis veel. Pane. Nii, nüüd jahuga on kõik. Nüüd meil läheb vaja soola. Tavalist seda peensoola. Seda läheb 1 detsiliiter. Mina teen ka seda. Jaa, hoia sina emmed kallab siit. Appi, nüüd läks natuke palju. Vaatame, kas me saame natuke tagasi. Nii. Nii. Nüüd me paneme selle viinakivi. Seal oli umamis on see, saab tellida, see on... Meie mami teeb tellida. 6 pakki oli 2,85. Kuule, sina lõika see pakk lahti, siis paneme siia. Jah. Lõikame selle paki lahti. Tubli. Ja raputa see siia nüüd sisse. Nii, täpselt. Ma teen sellepärast sellise koguse, et siia läheb täpselt see 1 viinakivi pakk, et ma ei hakka neid poolitama. 1 viinakivi pakk. Auts. Nüüd on 2... Kuule, kas emme nüüd võib rääkida? Natukene? Natukene, siis ainult natukene. Siis... Natukene tuula ja natukene... Siis on 2 moodust, et kui sa tahad... Ma räägin, ma kirjutan pärast rohkem. Aga praegu vaata, Rasmus. Nüüd meil on 2 detsiliitrit vett siin. Meil on
toiduvärvi pigista siia sisse. Rasmus tahtis täna rohelist värvi teha. Nii, aitab. No, see toiduvärv on Selverist ostetud. See oli vist 1,90. Seda peab näine segama. Jaa, sega ära vaata roheliseks. Nii. Nii, aga nüüd me valame selle toiduvärvi siia koos veega. Sest me teeme ühte värvi. Muidu võib teha niimoodi, et teed selle valge massi valmis ja siis jagad need sellisteks erinevateks pallideks. Ja siis lisad toiduvärvi jälle, siis sa saad erinevaid. Kuule, kallikene, nii ole ilus ju vahele rääkida. Korraga ei saa ju rääkida. Ei saa. Kuule, tee nüüd draakon oma sellest plastilliinist. Näita, kuidas see draakonit teeb. Nii, aga selline ilus roheline. See on selline kaakon. Joo, hästi. Ja siis ma panen pliidi peale selle ja mingisuguse keskmise kuumusega. See ei taha üldse kaua saada, et nii kui ta hakkab tahenema ja selliseks palliks muutuma, siis ma võtan selle jahtuma, et ta natuke see mass jahtub ja siis ma tead, mis me ära unustasime või? Mis? Me pidime õli ka sisse panema natukene. Siia läheb 1 supilusikatäis õli. Mina kasutan riisiõli, sest... Oliiviõli, rapsiõli, kõike võib kasutada, aga riisiõli on minu meelest hästi maheda lõhnaga, et see oliivõli, kui panna, siis pärast jääb selline hästi oliivõli lõhn külge. Aga et ta oleks pärast selline hästi mõnusa lõhnaga, siis kui see mass valmis saab, siis ma tilgutan siia veel 5 tilka eeterlikku õli. Seda võib omal valikul valida, on ju. Et millist, noh... Vaata, mis ma tegin nende ponnidel. Ma ei tea, see roheline võiks olla näiteks roosmariiniga lõhnastatud lilla näiteks lavendliga. Teen lasin nii auku. Jaa, kohe. See ei võta üldse kaua aega, see kohe natukene soeneb ja siis see muutub selliseks palliks, selliseks kõvemaks massiks. Ja kavenast. See on hästi mõnusa tekstuuriga, et minu meelest see on parem kui see Play-Doh poest ostetuna, et ta kuidagi säilib hästi kaua pehmena. Seda peaks tegelikult säilitama siis külmkapis ja seda tuleb hästi palju ja ta on hästi mõnusa tekstuuriga, et lastel, kellel on need igasugused need küpsisemasinad ja see mass tuleb hästi mõnusalt libedalt sealt läbi ja on hästi mõnus teha. Pärast on küll käed natukene sellised soolast valged, aga vähemalt on täiesti ussi tegid, jah, täiesti ohutu kraam, et mida võib suhu panna. Äkki nossin neid on toida, õli panna ka sinna. Õli me panime juba. Õli teeb sellise mõnusa pehme tekstuuri sellele. Aga ma ei taha seda õli teha. Ei taha seda õli või? Jaa. Nii. Aga meil hakkab täitsa selliseks massiks muutuma, on ju? Nii. Hopsti, nüüd kas seda on näha? Ma panen selle lihtsalt siia natukeseks jahtuma. Ja siis, kui see ära jahtub, siis lihtsalt tuleks natukene mudida seda. Et ta läheb nagu selliseks ühtlaseks massiks. Ja siis selle mudimist käigus siis võiks kiiresti jahtub ära. Ja, see jahtub suhteliselt kiiresti ära. Ja siis saab selle eeterliku õli ka siia panna. Et siis ta lõhnab väga hästi. No nüüd on see jahtunud ära veel. Ta nüüd ei jahtu saa. Nii,
aga selline see mass oli. Niimoodi, selline mass. Pärast mudige läbi ja pange kuskile kas karpi või kilekotti ja saab külmkapis säilitada. Aga loodan, et oli abiks. Tšau!